Ajad, mil kõige käitlemiseks oli vaja fossiilkütuseid, olid ikka kohutavad. Vaene lapsepõlv. Õnneks said need läbi Mitsubishi e-Mieviga tulekuga, kuhu olekski võinud kogu elektriautode areng seisma jääda. Ja 15 aastat hiljem on progress jõudnud nii kaugele, et sa ei pea muretsema, et kui sinu lapsed ja koer ei mahu Mitsubishi e-Mievisse, et mis siis saab. Ei, sa ei peagi koera magama panema ja lapsi lastekodusse viima, sest nüüd on Hyundai Ioniq 9 mänguväljakule tulnud ja täidab igagi viimsegi puudujäägi sinu elus. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksele proovisõidu saatele. Ioniq 9 põhineb oma sõsarmudelil Kia EV9, aga näeb ta temast ikkagi mõnevõrra parem välja, kuigi jagab ta temaga platvormi ja on ta tehnikalt palju erinev ja kuna ta on paar aastat uuem, on ta ka paar korda parem. Ja tema disain meenutab isegi mõnda mingit näiteks Cadillac Escalade'i, isegi kui mitte ees, siis tagoosa meenutab küll paarikümne aasta vanuseid Cadillac Escalade'e. Olemas tal 338 liitrit pagasruumi mahtu, kui kolmas istmerida on üleval, võimalik teda saada 6-kohalisena, mis juhul on teises reas 2 kaptenitooli või 7-kohalisena ruumi on igal juhul lahedalt isegi 3. reas. LED Matrix esituled on tal olemas 19–21 tollised valuväljed. Baasvarustuses on tema suured rattakoopad mustast plastikust. Kiirlaadjast on võimalik teda 10%-lt 80%-le täis laadida kõigest väidetavalt 20 minutiga, kuid kui sa paned ta ikkagi oma tavalisse kodupistikupessa, oled sa sõna otseses mõttes teel tulevikku ja tulevik saabub heal juhul 40–50 tunni pärast. Interiööris on olemas 2 12,3 tollist paneeli, mis on omavahel ühendatud. Seal on palju seadistusvõimalusi, kuid kohati on see liigagi keeruline. Eraldi kliimapaneel on tal ka täielikult olemas. Materjalid on tal üldiselt päris head ja väljanägemine on ka hea, kuigi veidraid detaile leiad talt iga nurga peal mingid paneelid, mis on tühjaks jäänud ja näiteks digitaalsed tahavaatepeeglid maksavad 1000 eurot lisaks ja selle 1000 euro eest võid sa küll oma lastele mõne üllatuse teha ja unustada need mõttetud tahavaatepeeglid. Pole tähtsust, palju sa maksad, tema on aga ikka 106 kilovatise akupakiga, aga erinevused tulevad sellest, et kas ta on 218 hobujõuline, mis juhul on ta esivioline ja suudab läbi sõita 650 kilomeetrit, aga võimalik saada teda 2 elektrimootoriga, mis juhul on ta 4-violine ja 307 hobujõud on tal siis 650 kilomeetrit sõiduulatust või 427 hobujõuline sportversioon, millel 620 kilomeetrit sõiduulatust. Ja muidugi õige kapoti all avaneb sulle õnneks ligi 90 liitrine lisapagasruumi maht, mis peaks eemale viima sinu kurbust, kui sa tekib mingi patune küsimus, et aga miks teda ikka mõne tummise V8-ga ei saa. Kas on tõesti võimalik, et maksab ta veidi rohkem kui e-Miev aastal 2011, nimelt küsib see Ioniq 9 enda ees 77 000 eurot ja hinnad võivad ainult kerkida üle 10 000 vähemalt. Õnneks ta on paar tuhat odavam kui kooletusliku väljanägemisega Kia EV9. Selline on uus Hyundai Ioniq 9 ja selline oli sellekordne naisluksele proovisõit. Kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.